Tšauki tšau, Merike numbrite keel siin. Mul on rõõm teatada teile, et on tulemas sellised vahvad vestlusõhtud ja tegelikult vestlusõhtu idee, miks ta üldse tuli, oli see, et laivis on mitu korda välja hõigatud selline mõte, et võiksime päriselt kokku saada ja siis sealt see tuligi. Ehk siis esimene kohtumine on juba sellel kuul, ehk siis novembris ja 14. novembril ja seda siis siin Helsingis. Ja ma panen selle video alla kommentaari siis selle koha, kus kohas see toimub. Ja see on siis eesti keeles ja seal on hästi armas selline stuudio kui Hingesilm, kuhu me siis koguneme ja sinna mahub suhteline piiratud arv inimesi, et praegu on kogunenud päris hästi ja registreerunud, et panen siis siia kommentaaridesse selle registreerimise koha, et sinna ma tegelikult soovin ka väga, et te paniksite oma ainult sünnipäeva, nii nagu mina olen siis sündinud 16. pange oma sünnipäev, et seal on väike mõte ka sellega. Et vestlusõhtu iseenesest siis tegelikult ta näeb selline välja, et ma räägin teile 2026 mõttest, mis selle energia on. Igaüks saab siis arutada välja ka oma 2026. aasta energia ja saate ka materjali selle kohta, et saate jälgida seda, seletan natukene, mis seal tähele panna ja üleüldse, kuidas seda ka paari suhtes ära kasutada, igasuguseid nippe. Ja siis räägime ka edukuse koodist, kui kellelgi veel seal on mingisuguseid küsimusi või siis lihtsalt käime nagu läbi need edukuse koodi numbrid. Aitan igal ühel ka siis arvutada seda oma edukuse koodi. Ja point on siis selles, et see vestlusõhtu tuleb meil selline arutamisõhtu. Mina räägin, te saate küsida, põhjendan, seletan ja ka see, et panen teid ka midagi koos tegema seal. Et see on selline päris mõnus väike segunemine. Et rohkem teile arusaadavaks teha, et numbritega tegelikult saab nii palju enda elus avastada. Ja see on siis esimene kohtumine 14. november ja see on Helsingis. Kommentaari siis panen selle ülesse ka, et kus kohas ja kui sa nüüd vaatad TikTokis on kinnitatud see koht ja Eestis nii kihvt, siis teeme Kairiga, teeme Tallinnas 23. õhtul, see on pühapäev, 23. november ja Kairiga on meil video pikem olemas, et vaatame, teeme seal sellise põneva vestlusõhtu, et seal ma siis ka räägin teemadest jälle, mis toob 2026, siis edukuse koodist, paneme teid ka seal omavahel jälle midagi tegema, vaatame Kairiga, räägime erinevatel teemadel, vaatame, kuidas asi läheb. Et üsna põnev saab olema, seal on ka päris hästi registreerinud inimesi juba. Et seal on koht nüüd praegu lahtine, Tallinnas see on, aga kõik sõltub sellest, kui palju teid on nüüd ära registreerub. Seal on juba mingi 20 inimest, et üsna huvitav. Et kui nüüd Helsingis see 14, mis on need Hingesilm, seal on ka mingi ala 16 inimest juba registreerunud, sinna väga palju ei mahu, nii et kibin-kabin kiiresti. Ja siis ka Pärnus on tulemas. See on nii põnev selles suhtes, et minu üks suuline klient Pia siis pakkus välja, et kui nüüd Helsingis on ja Tallinnas ka on, et võiks Pärnus ka teha. Ja siis Pärnus on 9. detsember. Saame siis seal ka kokku. Ja see info tuleb ka üsna pea. Tuleb TikToki, tuleb YouTube'i, tuleb Facebooki, igale poole. Võt. Ja seal ma arvan, et me teeme Piaga koos midagi. Minu poolt siis ikkagi seesama stsenaarium, et vaatame siis, mis 2026 toob, siis edukuse koodist ja siis panen teid koos midagi seal tegema oma vahel. Ja ma olen seal kogu aeg olemas selles suhtes, et saate kogu aeg küsida informatsiooni, et see on see nagu põhipoint, et ma olen nagu päriselt olemas. Ja ma tahakski rohkem, et sellest oleks selline vestlus, mitte see, et ma pean mingit monoloogi, seepärast et siin YouTube'is ma ju kogu aeg pean seda, et siis me saame nagu korralikult koos niimoodi kohe midagi vinget korda saata. Teatud kohtades võib-olla tuleb limiteeritud aeg, palju me koos saame olla, aga seda aeg nüüd näitab. Et siin Helsingis saame umbes 3 tundi olla, nõksukene läheb sealt võib-olla näpust ära, et siis veel lobiseda. Ja Tallinna koht on veel lahti, nii et seda siis näeme. Ja Pärnu koht on minu meelest vist päris teada, aga veel ei ütle enne siis, kui saame selle teada. Ja siis piletihinnad kõik liiguvad seal umbes 40 € kandis. Et siis sõltub nendest kohtadest, kuhu me siis selle koha saame broneeritud.
nii et ja kõikides nendes 3 kohtades loosime välja 10 esimese registreerunud ja kohale tulnud inimese vahel siis tasuta kirjaliku analüüsi väärtuses 202 eurot. Olge kiired. Ja Tallinna omades on juba olemas, Helsingi omas on nüüd olemas. Registreerunute seas, et nüüd kohale on ka vaja tulla, siis seal loosime ära, nii et mõlemas on siis juba väga mõnusalt registreerunud, et kibin-kabin, vaatame. Ehk siis kaasa hea tuju ja nii ta läheb. Midagi joogipoolist pakun teile mingit karastusjoogipoissi. Täiesti alkoholivaba õhtu tuleb. Nii et vaatame. Ja ma olen ise nii erutatud selles mõttes, et ma arvan, et tuleb hästi vinge. Teeme sellest hästi mõnusa olemise ja sellise mõnusa koosviibimise, kus saab lihtsalt rääkida numbrite keelest ja numbritest. Ja kusjuures see ei ole mõeldud ainult naistele, et võtke oma elukaaslased ka kaasa või pojad, tütred, mida iganes, kes millest huvitatud on, või kui on numeroloogiast huvitatud, et minu meelest on vahva, et saaks mehi ka sinna kampa. Vaat nii, ei midagi. Näeme, tšau! Ja info saate siis TikTokis, Facebookis, YouTube'is ja kirjutage numbritekeel@gmail.com. Tšau, tšau, tšau!